Tere õhtust, head inimesed üle terve Eesti. 30 aasta eest võitlesime välja oma vabaduse ise otsustada. Homme seisab ees kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev, kus kõigil on võimalus seda õigust kasutada. Sõidan palju mööda Eestimaad ringi ja näen igal pool nii palju ettevõtlikke ja tublisid inimesi, kelle silmad säravad ning kes soovivad oma muude tegemiste kõrval teha oma kodukandi elu paremaks. Valukohad on erinevates omavalitsustes erinevad ja kuidas neid valukohti lahendada, peakski olema kohalike valimiste kese. Näiteks, kas lasteaial peaks üldse olema kohatasu? Kuidas peaks olema korraldatud kohalik ühistransport nii, et see parandaks inimeste liikuvust? Kas asulas on hea liikuda nii jala, jalgrattal kui ka autoga? On 2 suurt teemat, mis kohalike omavalitsuste valimisi ei puuduta, aga mille pärast me ometi kõik muret tunneme. Esiteks kasvavad koroonaviiruse nakatumise numbrid ja teiseks elektri hind. Kuni vaktsineerimise kättesaadavuseni pidi enamus, kellele see haigus ei ole raskete tagajärgedega, ent piirama, et kaitsta vähemust, kelle jaoks nakkuse saamine võis tähendada surmaotsust. Ja me olimegi valmis seda tegema. Me loobusime omavahelistest kontaktidest, piirasime liikumist ja lõpetasime teatud tegevused. Sellel piiramisel olid ka nähtamatud ohvrid, suletud ettevõtete või kaotatud töökohtade näol. Enamus inimesi käitus vastutustundlikult ja selle käitumisega päästis enda teadmata nii mõnegi elu. Ma olen teile kõigile selle eest siiralt tänulik. Armsad inimesed, palun laske kaitsesüstida nii end, aga eriti oma eakaid lähedasi. See on ainus võimalus ära hoida raske haigestumine ja see on ka ainus tee vältida jälle kogu ühiskonna sulgemist. Teine suur mure on viimastel kuudel suure hinnahüppe teinud elektri ja gaasi hind. Selleks, et hinnašokid perede eelarvetele liiga suurt lööki ei annaks, on valitsus välja töötamas lahendusi, mis ajutiselt leevendavad elektri ja toasooja hindu. Loobusime ka eelmise valitsuse poolt planeeritud aktsiisitõusudest. Ma usun, et üheskoos saame ka neist raskustest üle. Vaadates Eesti majandusnäitajaid, oleme sellest kriisist majanduslikult tulnud välja märksa edukamalt kui meie naabrid. Meie majandus kasvas esimeses 2 kvartalis rekordiliselt ligi 13% ja ületas isegi kriisieelset taset. Siin tuleb kindlasti tänada meie ettevõtjaid, kes on olnud innovaatilised ning näinud kriisis ka võimalusi. Head majandusnäitajad võimaldavad järgmisel aastal tõsta palku õpetajatel, arstidel ja õdedel üle 7%, hooldustöötajatel 10% ja päästjatel 12%. Järgmisel aastal tõuseb keskmine pension 590 euroni kuus ning 2023. aastal on oodatav vanaduspension koos tulumaksuvabastusega 654 eurot. Reformierakonna jaoks on tähtis, et Eesti oleks hoitud. Me pöörame riigieelarves palju tähelepanu kriisi nähtamatutele ohvritele. Nii pakume võimalusi õpilastele õpilünkade vähendamiseks, toetame inimeste vaimset tervist ning suurendame sotsiaalset turvatunnet. Kuigi kohalikel valimistel otsustatakse praktiliste ja kodulähedaste küsimuste üle, siis igal valimisel on alati kaalul ka väärtusküsimused. Millises ühiskondlikus õhustikus me elame ja kuidas me üksteist kohtleme? Me kõik mäletame aega vähem kui aasta tagasi, kus tasakaalukus ja argumentidel põhinev valitsemiskultuur ei olnud hinnas. Reformierakond ei sea kunagi kahtluse alla Eesti kuulumist läänelike demokraatiate hulka. Meie seisame vastu poliitikale, mis tahab meid Euroopa Liidust ja NATOst eemale tirida ning rikkuda suhteid ka lähimate sõpradega. Meie kandidaatide jaoks on oluline, et Eesti oleks avatud ja väärikalt juhitud riik. Reformierakonna peale saab loota, sest me hoiame Eestit ja Eesti inimesi ning me ei ole kunagi teinud kompromissi Eesti põhiseaduslike väärtustega. Nii et kellel eelhääletusel hääl veel andmata, palun mine kindlasti valima. See on sinu võimalus otseselt mõjutada oma kodukoha, aga ka terve Eesti käekäiku. Vali neid, kes näevad Eestit euroopaliku, sõbraliku ja positiivse riigina. Ainult nii saame tagada, et Eesti oleks praegu ja ka tulevikus paremini hoitud.